Väga lugupeetud põllumees, põllumehe toetaja, hea Eesti rahvas. Kuigi ma ei saanud otsest kutset täna teie ette tulla, siis isiklikult arvan, et mul ei olnud teist võimalust, kui olla täna teiega. Ja see ei ole seotud ainult sellega, et minu amet sunnib ja kohustab. Teiega solidaarne oleksin ma olnud ka kodanikuna, sest mul on meeles minu esivanemate öeldud sõnad. Poiss, kui sa ei ole päevas söönud 2 leiba, siis on see päev raisku läinud. Ma olen siin selleks, et kutsuda üles ka Eesti rahvast tarbima eestimaist rohkem, kui me seda täna teeme, sest sellest tõuseb otsene tulu meie põllumehele. Ma olen selle lühikese aja jooksul saanud palju teiega kohtuda Eestimaa erinevates nurkades, kaasa arvatud ka ministeeriumis. Ja osad otsused, mida me oleme vastu võtnud, on selgelt koos teiega läbi arvutatud. Kui me räägime seakasvatusest, siis ainult kaks fakti. Üks, mis puudutab neid konserve, need lepiti sektoriga kokku. Ja kui ennem öeldi, et 2 aastat ei ole valitsus suutnud justkui mitte midagi teha, siis see siseriiklik otsus sündis väga kiiresti ja teie toel. Esimesest tööpäevast saadik koos kolleegidega Lätist, Leedust ja Poolast oleme töötanud selle nimel, et lähipäevadel võetakse Euroopas vastu otsus, mis toob otsese abi ja toetusega Eesti põllumehele. Aga ma ei oleks siiras teie ees, kui ma ütleksin, et ilmselt ka sellest ainult ei piisa. Mul oleks siiralt hea meel, austatud põllumehed, et täna täites oma kodanikukohust ja muretsedes sektori ja Eesti toidulaua peast, te suudaksite olla ka homme nii aktiivsed, et te paneksite seljad kokku ja moodustaksite ühistud. Ühistud selleks, et võidelda turu all päikese eest. Sest kui me vaatame oma Euroopa kolleege, siis me peame tunnistama, et osadel neist on läinud paremini ka selle tõttu, et nad on suutnud seljad kokku panna. Mind on alati kasvatatud selles vaimus, et me ei segaks vahele inimestele, kes tunnis räägivad. Ma olen palunud teie käest ainult 5 minutit tähelepanu, sest ka homme hommikul ma lendan Luksemburgi selleks, et võidelda nende toetuste ees, mis aitaksid põllumehesi. Ma tahaksin pöörduda ka Urmas Lahe poole, kes ei julgenud isegi mulle täna kätte anda, sest ta kartis teie pilku. Me oleme kohtunud temaga palju kordi selles situatsioonis, kus me oleme koos arutanud ja võtnud vastu otsuseid. Ja mina olen valmis seda ka ennem tegema. See on hea meel, et ta tuli nüüd siia, mis on märk sellest, et meil on vaja koos edasi minna, sellepärast, et sellest situatsioonist on vaja välja tulla. Kuule, lõpeta oma valetamine. See oleks kõige õige. See on üks asi. Teine asi on see, et sa käid seal Brüsselis. Sa saad ju meie maksumaksjate poolt palka. Sa oled nii vilets vennikene, et sa maksad isegi oma maksud maksumaksja raha eest. Millest sa räägid meile siin? Iga meie sõna jääb meie enda südametunnistuse peale. Aga ma luban seda, et selle lühikese ajaga, mis mul on saanud olla selles ametis, ja ka selle ajaga, mida te just, kui mulle olete veel andnud, ma kavatsen teha kõik selleks, et Eesti toit laua pealt ei kaoks ja te saaksite hakkama. Aitäh! Vähemalt ministeeriumi nime muutus põllumajandusministeeriumist